kuidas lood, mida me oleme kunagi kuulnud enda kohta ja kui me oleme nüüd nendega nõustunud ja muutunud need enda omaks ja jäänud neid korrutama, kuidas need võivad muutuda needusteks. Kasutan hästi lihtsalt, hästi praktilist näidet. Ei hakka sulle üldse sellist suurt ümmargust mulje rääkima, aga oletame, et sina väikesena ei suutnud täita oma vanemate või õpetajate ootuseid. Või siis ei vastanud mingitele normidele või standarditele. Või siis ei olnud olemuslikult hea selles, milles sinu vanemad tahtsid, et sa oleksid hea. Oletame, et ei osanud näiteks laulda nii, nagu nemad oleks tahtnud, et sa laulaksid. Või siis ei olnud loomulikult nii hea matemaatikas. Nüüd oletame, et sa siis kogesid ebaõnnestumist või läbikukkumist mingis vallas. Ja sa oled raudselt seda kogenud, sellepärast et mitte keegi meist ei sünni osates ja teades kõike hullult hästi. Sõltub nüüd sellest, milliste täiskasvanutega sa kokku puutusid ja milliseid lugusid või hinnanguid sulle sinu kohta anti või räägiti, siis sellest sõltuvalt on sul nüüd täna endal mingisugune taustalugu, mis on osa sinu minapildist. Nüüd kasutan lihtsalt näidet, seesama läbikukkumine on ju. Oletame, et kui sa olid väike, siis sa kuulsid päris palju enda kohta seda, et sa oled ebaõnnestuja läbikukkuja, sa ei saa hakkama. Nüüd ühel hetkel, kui sa kuuled päris palju seda, et sa ei saa millegiga hakkama ja sul ei tule miski välja, ehk siis sellist kriitikat, siis on ülilihtne sellega nõustuda ja muuta see osaks iseendast. Ma olengi läbikukkuja, ma ei saagi hakkama, olengi koba, olengi käpard. Ja nüüd mida rohkem sa seda endale korrutad, seda tugevamalt see kinnistub, kuni ühel hetkel on see lahutamatu osa sinu minapildist. Nüüd, kui see on osa sinu minapildist, kui kusagil sinu sisemaailmas räägid sa endale lugu sellest, et ma olen ebaõnnestuja, ma kogu aeg ebaõnnestun, kas siis suhetes, töös või elus üldiselt, siis otse loomulikult hakkab elu sulle seda peegeldama. Seesama lugu hakkab lahti rulluma sinu elulaval, sa hakkad nägema seda, elu hakkab pakkuma sulle erinevaid võimalusi, et sa saaksid kogeda läbikukkumist. Mingites kohtades võid sa täiesti arusaamatul moel ennast saboteerida, nüüd tagantjärgi mõtled, mis asi see on, miks ma seda tegin või ütlesin. Mingites teistes kohtades tulevad need kõrvalosades olevad inimesed appi ja vahetevahel võib elu ise luua kas või korraliku kaose selleks, et sinu ehitatud kaardimajaka kukuks kokku ja sa saaksid jälle kogeda läbikukkumist. Nüüd, kui sa näed mingis vallas juba enda elus sellist paralleeli, siis sa ilmselt juba tead, kuhu ma tüürin. Aga päriselt ka. Laval rekvisiite ümber tõstes sa seda lugu ei muuda. Alustada tuleb sellest loost. Juuri see umbrohi õigest kohast välja ja siis vaata, kuidas laval toimuv muutub.